mina ja Merili oleme loomas selguse loomise ja unistamise päeva, mis toimub 22. märtsil Kiisa kodades. Ja minul on üks hästi äge lugu seoses teadliku unistamisega. Ja see lugu juhtus 10 aastat tagasi. Ma elasin kogukonnas Väike Jalajälg, et mina oma elu olen osanud elada üsna kirevaks. Ja siis seal kogukonnas üks meesterahvas kutsus üles, et teeme unistamise õhtu. Ja Ergo oli ja on selline konkreetne mees, et tema jaoks ei ole unistamine mingisugune, et hõljume siin õhus ja visualiseerime ja nii siis saabki nüüd meie eludest justkui mingi muutus saab toimuma. Ja Ergo siis ütles, et on isikliku elu unistus, üks unistus, millele fokusseerida, siis on kogukonna tasandil unistus ja siis oli maailma tasandil ja midagi oli seal veel, ma ei mäleta enam, mis midagi veel oli. Ja siis pidi kirja panema ka, millal või mida ma selle unistuse täitmiseks, reaalsed sammud, mida ma teen või mis on need halvad harjumused, mis mul ei lase seda unistust saavutada, millest ma loobun. Ja tuli panna ka kuupäev, et millal sul see unistus on täitunud. Ja minul oli see aeg selline, kus mul oli vaja autot, et käia Tallinnas oma tööd ja tegemisi tegemas. Raha mul selle jaoks oli 0 eurot ja kui tuli see kuupäeva panemise koht, siis ma mõtlesin, et no mis ma siia panen. Ja panin siis sellest päevast, kus me seal unistasime, panin 6 aega hilisema kuupäeva. Ise mõtlesin, no see ei ole reaalne, aga noh, et panen selle kuupäeva siia kirja. Ja läks siis aeg edasi ja ega ma otseselt midagi nii väga ei teinud, et seda autot saada. Aga mida ma siiski tegin, oli see, et mul oli üks sõber, kes tahtis mulle seda autot osta, mitte nagu minu nimel, aga et tema ostab ja mina saan kasutada. Aga tema ainuke tingimus oli see, et mina siis peaksin minema Rootsi autoturule seda autot ostma. Mina ütlesin talle, et joh, ei tea, et minusugune siis autovõhik läheb Rootsi autoturule, et ma ei taha ja ma ei viitsi ja nii edasi tagasi. Aga siis mingisugusel hetkel ma otsustasin ära, et okei, inimene tahab osta autot, mida mina saan kasutada, et mis ma siin jonnin. Lähen siis sinna Rootsi autoturule. Ja leppisime sõbraga kokku, et lähme koos, et tema siis jagab autodest natukene ikka rohkem kui mina. Ja see oli siis neljapäev, kui ma selle otsuse tegin. Ja laupäeval tuli mulle küll üks sõber, keda ma polnud kaua aega näinud. Ja sõbral ikka räägid ju oma aktuaalsematest teemadest oma elus. Ja kui ma rääkisin seda auto teemat, et nüüd mina lähen Rootsi autoturule autot valima, siis tema ütles, et mis Rootsi. Et tule mul maja taga üks auto seisab, mida me ei kasuta. Ja ühesõnaga, see sõber oli vahepeal läinud autokooli, oli ostnud oma ema käest ühe vana, aga töökorras Volkswagen, millega teha õppesõitu, mida ta ikkagi lõpuni ei viinud ja nüüd see auto jäi seisma ja tema ütles, et temal on väga hea meel, kui keegi seda autot kasutaks. Mõeldud tehtud. Esmaspäeval selle asemel, et minna sinna Rootsi autoturule, läksin mina hoopis oma sõbra juurde. Sain selle auto, midagi oli seal vaja akuga natukene vahetada või teha. Ja see päev, see kuupäev, mis ma panin selle unistamisõhtul sinna paberile, et minul on see auto käes,
see oligi täpselt see kuupäev, millal ma sain oma sõbra käest need autovõtmed. Ja mida ma tahan öelda on see, et unistamiseks ja oma mõtete koondamiseks, et mida ma edasi tahan oma elus teha, mitte kuidas, sest see ongi selle asja juures põnevam koht, me kunagi ei tea seda kuidas küsimusele vastust. Ja see kuidas tavaliselt hakkabki seda unistamist piirama. Unustame ära kuidas ja küsime lihtsalt mida. Ja uskuge mind, teie elu hakkab selles suunas ennast looma. Ja mida ma veel tahan öelda on see, mis selle minu loo juures, minu enda jaoks oli see võtmekoht, oli otsuse tegemine, et okei, ma lähen sinna Rootsi autoturule ja ma saan selle auto. Ja ma ei tea, kes, universum, looja, kes iganes vaatas, et vau, et on valmis ise selle unistuse täitumiseks ennast natukene liigutama, et anname talle selle auto siis natukene lihtsamalt. Ja nii see auto tuligi, et otsus see unistus ellu viia sellest kohast, kus sina praegu oled, on võtmesõna. Ja vahel on niimoodi ka, et me ei teagi, mida me tahame, me võib-olla ei oskagi unistada enam. Siis selle jaoks ongi see päev Kiisal üks väga hea võimalus, mulle endale ka, sest ise ma tunnen ka, ma olen unustanud ära, kuidas unistada. Kuidas unustada ära see, kuidas miski asi minu ellu peab ilmuma. Nii et mina ja Merili väga ootame siin 22. märtsil Kiisale, et koos luua selgust ja lasta oma unistused sellesse värskesse kevadisesse mulda võrsuma. Praegu ka mõnusat päeva ja loodetavasti Kiisal kohtume.